Tere tulemast Oskuste Akadeemia veebiseminarile. Oskuspõhine värbamine, kuidas see käib, on meil siis täna teemaks. Mina olen Kutsekoja oskuste süsteemi arendusjuht Kerli Posoogina ja juhin siis tänast veebiseminari, jälgin chati ja juhatan ka esineja siin sisse. Ja minuga koos on siis täna siin Maria. Ja Maria siis on olnud selline hea koostööpartner Kutsekojale üleüldiselt, aga on olnud tal on olnud selline pikaajaline kogemus personali juhtimises siis nii avalikus kui erasektoris. Ja Maria on ka siis üks esimesi inimesi, kes hakkas meile rääkima oskuspõhisest värbamisest. Nii et Maria, sul on võimalus korraks tere öelda. Tere! Aga enne, kui ma siis sõna sulle üle annan, teen niisuguse kiire sissejuhatuse ka, et Oskuste Akadeemiat korraldame siis sellisest projektist, Euroopa Sotsiaalfondi projektist nagu kutsesüsteemi reform. Kes ei ole kuulnud, siis saab tõesti minna ja uudistada ka meie kodulehel, mis me selle projekti raames teeme. Üks osa sellest on siis oskuste süsteemi väljaarendamine ja siis on seal ka teised niisugused suuremad muudatused kutsesüsteemis toimumas, et saate selle kohta lähemalt lugeda, kui on huvi ja paneme teile chati lingid ka. Ja kuna meil täna siis tõesti see oskuspõhine värbamine teemaks on ja siis kasutan võimalust enne Maria ettekannet veel kutsuda teid üles külastama Oskuste Kompassi, mida me siis kogu aeg täiendame, et me loome sinna sellist oskuste registrit, kus tänaseks on üle 4600 oskuse, et me loome justkui sellist oskuste standardit ühelt poolt, aga teiselt poolt siis kirjeldame neid oskuseid, mis on olulised erinevates ametites. Ja kokku ongi siis 480 ametit meil tänaseks kirjeldatud, ütleme nii, et pool on tehtud ja pool on veel ees. Ja see on selline hea materjal, et alusmaterjal oma õpi- ja karjääritee planeerimiseks, et oleme varustanud seal nii palju kui võimalik mingite ametite puhul on, kõikide ametite puhul alati ei saa andmeid kätte, aga oleme siis pannud sinna statistilisi andmeid ametite kohta, õppimisvõimalusi, oskuste nimekirja ja lisaks on siis võimalik üleüldse uurida, et mis töövaldkonnas millised ametid on. Ja lisaks kindlasti kutsume inimesi kasutama meie ametisoovitajat, mis on väga lõbus tööriist, et igasuguseid vahvaid soovitusi sealt tuleb. Nii et tundub igati paslik teile seda kohta meelde tuletada, eriti kuna täna siis tuleb sellisest oskuspõhisest värbamisest ka juttu. Aga ma rohkem aega siis meie peaesinejalt ära ei võtakski, et annakski kohe sõna Mariale edasi, ma võtan oma slaidid maha, nii et sa saaksid ka jagada ja oma ettekandega pihta hakata. Jah, anna mulle märku ka, kas on ees see, mis ees peaks olema. Näen slaide. Jah, no väga tore. Nii, aga lähme siis põhiteema juurde. Nagu öeldud, mina olen Maria Kütt, Eesti personalijuhtimise ühingu PARE juhatuse liige ja aseesimees ja hetkel siis ka praktiseeriv personalijuht ettevõttes Treot Systems AS, et tegemist on kaitsetööstuse tootmisettevõttega. Ja ei saa üldse välistada, et oleme mõnega teist juba kohtunud hoopis Tallinna Ülikoolis, kus siis kevadsemestril üle laupäeva õnnestub ka juba aastaid minuga kohtuda personalijuhtimise loengutes. Ma tänase seminari ehitasin üles niimoodi, et meil läheks umbes 40 minutit sellist sisulist osa ja et kuulamine oleks ladusam ja õpiprotsess tõhusam, siis vikkisin vahele ka mõned sellised harjutusülesanded. Alustan sellest, et miks teema siis on praegu üldse aktuaalne. See praegu on muidugi väga suhteline mõiste.
et on tegelikult juba mõnda aegu aktuaalne olnud ja üha aktuaalsemaks ka ilmselt läheb. Mis asi see oskuspõhine värbamine üldse on, kuidas siis oskusi hinnata, siis lühiharjutusi pikkisin siia kokku 4 ja noh, päeva lõpuks võib öelda, et ikkagi kõik, mis hiilgab, pole päris kuld, et lisaks siis võimalikele võitudele on ka mõned riskid. Ja ja kui need harjutused tunduvad esmapilgul võib-olla mõnevõrra lihtsad, siis pigem on nende eesmärk anda nii-öelda maiku suhu, et mismoodi nendest oskustest võiks üldse mõelda, et omad harjutused oma konkursite raames teeb ikkagi igaüks ise. Ja mul on võib-olla natuke selline teema kohaselt spetsiifiline kõnekasutus või sõnakasutus, et märkide kohta, mille põhjal otsustada, kas kandidaat on sobilik või mitte, kasutan ma sõna signaal. Et mulle tundub, et ja see võib olla natuke seotud ka ingliskeelse maailmaga, et nagu signals on ju, aga teisipidi, et ma kogun siis läbi selle värbamise ja hindamise ja valikuprotsessi siis signaale, mis siis kokku annaksid tervikliku pildi siis sellest, kas inimene on antud rolli paslik või pigem siiski mitte. Ja teine sõna, mis võib-olla võib ka küsimusi tekitada, on tööproov. Mulle tundub, et praktiline ülesanne on selline kahesõnaline, natuke nagu keeleliselt keeruline, et siis tööproov tähendab praktilist ülesannet ja mitte segi ajada proovitööga. Proovitöö on millegi otsast lõpuni valmis tegema, aga töö tegemine, aga tööproov on siis millegi niimoodi tööga seotud oskuse siis natukene katsetamine ja näitamine. Nii, aga miks siis see oskuspõhine värbamine just praegu fookuses on? Esimene number 39% näitab seda, et töö sisu, oskuste sisu ise muutub väga kiiresti. Et siin on siis viide Maailma Majandusfoorumile, World Economic Forum, et nende hinnangul siis töötajate põhioskustest 40%, ligi 40 aastaks 2030 muutub. Ja mis see praktikas siis tähendab, on see, et selliste eilsete kvalifikatsioonide põhjal on küllalt keeruline siis hinnata homset sobivust, et see oleks selline võib-olla natuke nõrk strateegia. Ja 10 korda on väidetavalt siis LinkedIni värbamisuuringu põhjal suurem talendibaas nende tööandjate jaoks, kes lähtuvad pigem oskustest kui siis formaalsetest kvalifikatsioonidest, ehk et siis nendest nii-öelda koolidiplomitest, mida potentsiaalsed kandidaadid on omandanud. Ja 3. punkt, see 1000+ rõhutab seda, et tegemist ei ole mingisuguste üksikute ettevõtete sellise spontaanse muljega, vaid tegemist on ikkagi päris ulatusliku ja sellise, võib öelda, et tööandjate koondvaatega. Ja ma arvan, et me ilmselt igaüks meist on tajunud seda, et õppimine on muutunud selliseks killustunuks, et toimub peaaegu igal pool, võiks isegi öelda, et selle jaoks, et öelda, et nüüd ma ei tea, ma lähen õppima, siis vanasti, ma ei tea, mõned aastad, mõned 10 aastat tagasi, ütleme siis eelmisel sajandil tähendas see päris kindlasti seda, et ma lähen kuskile kooli, istun klassiruumi ja nüüd ma lähen õppima, eks ole. Aga kui täna inimene ütleb, et ta läheb õppima, siis ma ei tea, et võib-olla läheb hoopis podcasti kuulama või kerib ennast mõne raamatuga tugitooli või võtab lahti, ma ei tea, Coursera või Udemy või Masterclassi või jumal teab mida veel, eks. Et õppimise võimalused on päris oluliselt laienenud ja selle jaoks, et inimene omandaks mingisuguse oskuse, ei pea ta ilmtingimata formaalharidust läbima. Töö oma olemuselt on muutunud projektipõhisemaks, ehk ka selliseid praktilisi töiseid kogemusi võib omandada millegi kaudu, mille nimi on tööamps. Osalen ühes projektis, osalen teises projektis, üks kestab pool aastat, teine kestab 2 aastat. Pikemaid projekte on ka, aga pigem harva, et nad on suhteliselt lühiajalised, neid võib olla mitu tükki korraga. Ühes projektis olen raamatupidaja, teises turundaja, 3. võib-olla võtan jootekolbi pihku, teen midagi sellega. Et see niisugune ka tööelu killustatus mingis mõttes. Ja
ja ühtlasi sellega eelnevaga seotud on sellise siis nii-öelda CV signaali nõrgenemine ehk et sellisest tavapärasest, eriti veel lakoonilisest CV-st, kus on kirjas, et töötasin seal sellel ametikohal nendel aastatel ja kõiki punkt, noh, ei pruugi tegelikult suurt midagi välja lugeda, et me ei saa sealt teada, mida see inimene tegelikult oskab. Ka ametinimed on vahel muutunud selliseks, et noh, ma ei tea, mul praegu ühtegi spontaanset näidet ei tule, aga noh, tõenäoliselt oleme kõik näinud selliseid ametinimesi, mille puhul peab mõtlema, mida see tähendab, mis selle töö sisu on. Ja see muudab oskuste tõendamise selles värbamise ja valiku protsessis olulisemaks, kui see oli varem. Et inimesed ka õpivad igasuguseid omapäraseid asju ja selle jaoks, et aru saada, mida siis nii-öelda potentsiaalne töötegija päriselt oskab, niisugusest jutust jääb väheks. Et tahaks nii-öelda näha, näita meile, mida sa oskad. Ja nüüd, kui me läheme oskuspõhise värbamise mõiste juurde, siis oma olemuselt see tähendabki seda, et kandidaadi sobivust hinnatakse eelkõige siis tööks vajalike oskuste, nende tõendamise ja reaalse soorituse alusel. Ehk näita ette, mis sa oskad. Ja no võib ka öelda, et tegemist on pigem nagu võib-olla sellise filosoofiaga, et või vahest öeldakse selle kohta inglise keeles ka, et skills first, et oskused esimesena. See ei tähenda seda, et CV-d ei ole enam üldse vaja. Et ma ütleks, et see on üks väär arusaamasid, et teda on vaja ikka, aga ta nihkub pigem nii-öelda taustale, et ta ei ole võib-olla valikuprotsessis enam nii kriitilise tähendusega, et piltlikult öeldes, kui selline klassikaline traditsiooniline ameti- ja formaalhariduse põhine värbamine tähendab näiteks töökuulutuse keeles seda, et ootame 5-aastast töökogemust, siis oskuspõhine värbamine ja selline nii-öelda mõtteviis keskendub hoopis sellele, et tegelikult me ju ootame seda 5-aastast kogemust mingil põhjusel. Ja see põhjus on tihti, et me eeldame, et selle 5 aasta jooksul on inimene oma tööelus midagi näinud ja midagi teinud. Et võib-olla näiteks selle asemel, et personalijuhilt oodata 5-aastast kogemust ja personalijuhtimise magistrikraadi, saab selle sama asja oskusena kirjutada niimoodi, et vaja on tõendatud personalistrateegia loomise ja elluviimise kogemust. Või siis oskust, eks ole, oskust koostada personalijuhtimise strateegiat. Et see sisuliselt on sama, mis 5 aastat kogemust ja personalijuhtimise magistrikraad. Aga juba praegu tegelikult näiteks LinkedIn suunab meid üsna olulisel määral sinnapoole, et pane muu hulgas kirja ka oma oskused, eks. Et jah, CV-des on kirjas formaalsed faktid, aga üha rohkem tuleb sinna ka oskuste pool ja vaatamata nendele formaalsetele faktidele, mis võib-olla näiteks siis, kui on väga palju inimesi kusagile kandideerimas, aitab teha kuidagi sellist esmast valikut või nii-öelda esmast reha, siis sealt edasi on küsimus ikkagi selles, et oot, aga et mis see inimene siis nagu päriselt tegema hakkab, kui ta tööle tuleb. Ja teine võib-olla väär arusaam on seotud veendumusega, et absoluutselt kõiki rolle saab hinnata mingisuguste tööproovide, testidega, et üldiselt selliseid tehnilisi oskusi on lihtsam testida kui näiteks selliseid sotsiaalseid, eetilisi juhtimisoskusi, et need vajavad natuke keerukamaid hindamislahendusi. Et see oskuspõhine värbamine ei ole mitte nii-öelda üks konkreetne tööriist, vaid pigem tõesti see mõtteviis, et kas me saame nii-öelda pildi ette sellest, mida inimene päriselt teha oskab või me kuuleme ainult suulist kinnitust sellele, et ta võib-olla oskab. Kuidas oskuspõhine värbamine praktikas käib?
võiks kokku võtta 5 sammuna. Esimene samm oleks sisuliselt tööanalüüsi läbiviimine. Ehk siis vastus küsimusele, mis on selle töö eesmärk, miks on seda ametit üldse vaja ja milliseid ülesandeid siis see potentsiaalne töötaja hakkab täitma. Kõiki oskusi ei ole mõttekas selles valikuprotsessis hinnata ja enamasti ka töös mõned oskused on kriitilisemad kui teised. Üldiselt selle jaoks, et mingit ülesannet täita, on vaja midagi osata. Ja nendest oskustest siis värbamise jaoks võiks välja valida 4-6 kriitilisemat oskust. Ja igale oskusele võiks siis kõrvale sättida sobiliku tõendusviisi ehk valikumeetodi. Ja üldiselt oskuste puhul on nendeks siis tööproov, mingisuguse juhtumi analüüs, mingi simulatsioon, võib-olla ka struktureeritud intervjuu ja ka portfoolio. Et näiteks kutseeksamite puhul portfoolio on siis miski, mis kinnitab seda, milliseid töid inimene oma käega on varasemas ajaloos teinud. Ja sinna kõrvale siis muidugi alati või enamasti siis, kes eksameid korraldavad, läbi viivad, küsivad ka kolleegide käest, tavaliselt nende varasemate juhtide käest, et kas päriselt ka need asjad said ellu viidud ja mis kvaliteedis. Ja 4. sammuna tuleks luua, mina olen siia kirjutanud lihtne hindamiskaala, hindamiskaalasid võib luua muidugi ka väga keerulisi, aga tegelikult ei ole vaja. Ma hetke pärast näitan ka, mis ma selle skaala all mõtlen, aga iva on selles, et väga paljud värbamisvead tulevad sellest, et hindajatel puudub mingisugune ühine mõõdupuu. Et näiteks üks värbaja ütleb, et väga hea suhtleja, eks ole, teine ütleb, et piisav ja kolmas ütleb, et veenev. Aga keegi ei ole sõnastanud, mis nende hinnangute taga on. Ja selle tulemusena võib tekkida näiline objektiivsus. Aga näiteks kas või see sama oskuste kompass väga ilusasti aitab aru saada muuhulgas sellest, et hea suhtlemisoskus tähendab seda, et inimene loob kontakti, väljendab ennast selgelt, kuulab aktiivselt. Ja üldse, kui on oskuste sõnastamisega kuidagi nagu raskusi, ei leia õigeid sõnu, siis see kompass tõepoolest aitab nii, nagu me sissejuhatuseks siin ka kuulsime. Ja viies ja viimane samm ütleb seda, et lõppotsus peaks põhinema tõendite kogumil. Üldiselt on hea tava see, et ühte oskust hinnatakse 2 erineva meetodiga ehk siis rohkem kui üks kord. Ja selline sisetunne ja mulje, et need ka kindlasti tekivad, aga ilmselt oleme kõik kogenud, et kandidaadile tagasisides andes ei piisa sellest, et mulle tundus, et sa ei sobi, et see vastus peab olema natuke sisukam. Tegelikult selline metoodiliselt läbimõeldud ja tööülesannetega seotud hindamiskaaladel põhinev tagasiside aitab anda ka, või hindamine aitab anda ka väga head tagasisidet hiljem kandidaatidele. Nüüd vaatame, kuidas on seis teie organisatsioonides, olgu need siis ettevõtted või asutused, et olge head, vaadake nüüd küsimust, eks ole, et kas viimase 2 aasta jooksul on formaalse hariduse osakaal teie ettevõttes mõnes rollis vähenenud. Et te ei ole enam nii oluliseks pidanud konkreetse kooli läbimist või eriala lõpetamist, pigem hinnanud seda, et mis oskused inimestel päriselt on. Ja siin on 4 varianti ja teadlikult mõnes rollis küll, veel mitte ja ma ei tea. Et pange palun chatti kirja, et siis sealt näen mina ka. Ahah, päris paljud on selle peale juba mõelnud, et A-sid ja B-sid on siin nii mõnedki. Aga on ka mõned C-d. Jah. No vot, et hea on näha, et see teema on praktiliselt juba täitsa kohal.
jah, nii. Keegi vist kirjutab veel. No kui ka ei ole, siis tegelikult praegu on paras hetk seda mõtestada ja siis kuulake mind siis sellise kõrvaga, et pärast saate kas siis vastu vaielda või ka omi näiteid tuua. Ja nüüd, kus me oleme seda chatis kirjutamist natukene juba harjutanud, siis proovime ka esimest sellist praktilist ülesannet. Et see on selline hästi lihtne tööproov selle jaoks, et hinnata siis arvutusoskust. Ja siis selle ülesande tegemiseks peaks piisama 30 sekundist. Ja olge hea, täitke need puuduvad lahtrid ära. Ja saate sinna chati indikeerida, et kas aeg oli piisav. Et jõudsin või vähe. Nii. Jah, et eks ta natukene haridustasemega on muidugi seotud ka, kui kiiresti see vastamine läheb. Siis ta võib olla seotud ka sellega, et kas on parasjagu lapsi kodus, kes õpivad korrutustabelit ja kellega koos seda teha. Aga selline, ütleme, hästi lihtne laotöötaja värbamisel võib-olla paslik kiire harjutus selle kohta, et kas siis arvutusoskus tuleb välja või mitte. Ja seal ei saa võtta mobiiltelefoni kätte ja hakata siis seal kalkulaatorit kasutades korrutustabeli raames harjutusi tegema. Aga siin on jah 2 siis dimensiooni sellel harjutusel, et üks on see, et kui ruttu õnnestub see täita ja teine on ka siis, et kas tulevad õiged numbrid. Ja seda võib kasutada näiteks siis, kui kandidaat tuleb vestlusele, lihtsalt annad lehe ette ja ütled, et kuule, täida lüngad, täida puuduvad lahtrid. Et see ei ole mingi kodutöö või midagi sellist, mida siis koos sõbra ChatGPT või kalkulaatoriga teha. Et ühelt poolt teeb kandidaat siis päriselt seda, mida me tahame hinnata, hästi lühike, lihtne, odav. Hindamine on objektiivne kandidaadi enda jaoks ka, vastus on õige või vale, eks ole, ja tegelikult sama loogika töötab ka keerukamate oskuste puhul. Kohe vaatame järgmist ka, et arusaadav, et kirjutamise oskuse puhul on mõistlik tegeleda kirjutamisülesandega ja näiteks prioriseerimisoskuste puhul järjestamisülesandega. Ja põhimõtteliselt on hetkega näha ja ka kandidaadile selge, et mis asja siin mõõdetakse. Siin on nüüd teine harjutus ja siin on siis ühel pool siis niisugune traditsiooniline töökuulutus, aga nüüd, kui peaks proovima seda sõnastada oskuste keeles, siis mõelge korraks hetkel niimoodi täitsa omaette, et seekord tahate kirjutage chati ka, aga selline iseenda mõtiskluseks, et millele see magistrikraad võib siin viidata ja need 5 aastat kogemust, et mis see võib tähendada, mis see taga tegelikult on. Otsitakse analüütikut. Ja tihti oskustepõhine värbamine algabki ka sellisest töökuulutuse keelest, et kui kuulutus on üles ehitatud nõuete peale, mida on mugav küsida, aga mis tegelikult ei pruugi töös edu ennustada, siis
probleem, et tegeletakse vale asja hindamisega, kandub kogu sellesse valikuprotsessi edasi. Nii, aga jah, siin võiks mõelda umbes niimoodi, et selle magistrikraadi taga, antud juhul tõenäoliselt, siin on ilmselt inimesi, kes on näiteks magistritööd kirjutanud, et mis see siis annab, et alustatu viiakse lõpule, analüütiline mõtlemine, argumenteerimisoskus ilmselt ka. 5 aastat analüütiku kogemust tähendab tõenäoliselt seda, et inimene oma töös on iseseisev, näiteks ta on vigadest õppinud ja ta oskab töötada siis arvandmetega ja hallata ka mingisugust kogemust. Ja siin on ka üks nõue, mis võib-olla ei olegi mis on eelnevatega tegelikult oskuste vaates juba kaetud, et see soovitavalt Big Fouri taust on midagi, mis et kui on juba analüütiku kogemus, et ei tea, mis see Big Four siis võiks siin juurde anda, eks. Ja siis kui me toome need oskused välja, et siis saab ka mõelda, et kuidas neid otsesemalt hinnata. Et millise siis tööproovi või küsimusega oleks võimalik seda oskust testida. Nii, vaatan korra omalt poolt chati ka, et kas teie ka mõne mõtte siia lisasite? Jah, eesmärgile orienteeritus siis näiteks ka. Et enamasti tööandja ei, kuidas seda öelda, mõtleb selle magistrikraadi taga veel midagi. Et olles küllalt pikka aega valinud avaliku teenistuse tippjuhte, siis ka seal on näiteks üheks nõudmiseks magistrikraad ja vaikimisi eelistuseks ka tegelikult just nimelt magistrikraad, mitte ilmtingimata sellega võrdsustatud haridus, sellepärast et see, mida otsiti, oli siis kaasaegne enesetäiendamise harjumus või kogemus, ehk siis sellest kõrgharidusreformi järgsest ajast. Ja teiselt poolt ka tegelikult just nimelt ka magistritöö koostamise ja selle kaitsmise kogemus komisjoni ees, mingisugune arusaam sellest, et on kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid, neid on pidanud see inimene eeldatavasti kasutama, et selle magistrikraadi sees on tegelikult veel väga palju muid asju, mida siis ka järgmise valikuprotsessi käigus hinnata. Aga jällegi, et mulle tundub, et me oleme praegu oma tööturu tegemistes paljust just selles kohas, et veel päris ainult oskuste põhiseid töökuulutusi ei söanda veel kuidagi koostada või ei ole kindel, kas inimesed saavad ikka õigesti aru ja natuke on hirm ka, et tuleb mingisugune suur vool kandidaate, kes tõlgendavad oma oskusi täitsa valesti, hindavad üle või midagi sellist, et väga tihti nendel kaalutlustel pannakse kirja ikkagi magistrikraad, kuigi tegelikult seal taga on mingisugused muud mõtted. Nüüd tinglikult ja niimoodi pasteelsetes toonides ja halle jooni tõmmates võib öelda, et mõned meetodid on mõne oskuse hindamise jaoks natuke paremad kui teised. Igasugused tööproovid sobivad suurepäraselt tehniliste oskuste jaoks, sõna otseses mõttes näita ette, mis sa oskad. Juhtumid, simulatsioonid, väga hästi just prioriseerimine ja otsustamine, mis tähendab seda, et ma ei tea, vali 3-st 1, põhjenda, miks just see. Argumenteeri, kuidas siis üldpõhimõttest tekib lahendus. Struktureeritud intervjuud jällegi sobivad paremini sinna, kus on vaja aru saada sellest, et kuidas inimene oma senises ajaloos koostööd on teinud. Et koostööd ette näidata on päris keeruline, aga saab urgitseda selles töises ajaloos, et mis varem on sarnastes olukordades toimunud, sellest hetke pärast räägin. Ja portfoolio siis jällegi on rohkem võib-olla selliste tehniliste oskuste poole peal, kirjutamis ja siis selgitamisoskused ehk kuidas ma oskan oma tööst rääkida ja kas ma teen seda soravas eesti keeles.
Portfoolio iseendas siin sellist nii-öelda 3 ristikest ei saa ühegi oskuste grupi puhul, sellepärast, et portfoolio on ikkagi ka võltsitav ja see ei pruugi välja tulla. Loodetavasti enamasti tuleb siiski, aga see on portfooliote nõrk külg. Ja see hall joon siin pildi peal tegelikult eristab ära selle, et üleval pool on siis nii-öelda rohkem sellised tehnilised oskused ja allpool siis sellised pehmed ja juhtimislikud oskused. Ja kindlasti võib neid siia veel juurde lisada. Aga proovime nüüd näiteks ka ühe kirjutamisülesande. Et ma olen siin lahkesti küll öelnud, et see on niisugune 5-minutiline ülesanne, aga palve on, et te kirjutaksite chatti selle kliendi kirja, vastuskirja esimese lause. Kui te vastaksite, teeksite vastuse otsast lõpuni valmis, siis see võtaks, selle jaoks annaks 5 minutit. Aga esimene lause võib-olla tuleb isegi kiiremini, et mis see lause võiks siis olla. Endale võite muidugi kogu vastuse ka kirja panna. Ja võib juba ka ette öelda, et see ei ole õige kirjaharjutus, kuigi seda on ta ka. Nii. Vaatan jälle korra chatti ka. Nii. Ja pange palun siia see esimene vastuslause kirja. Mõni variant võiks tulla. Praegu mina veel ei näe. Et siis ülesanne on selline, et teie lubatud raport ei jõudnud tähtajaks ja ma ei tea, kas saan sellele homme juhiga kohtumisel toetuda, kirjutab klient. Ja mis siis vastaks? Tere ja mul on väga kahju, et raport ei jõudnud. Ja. Okei. Ja kui võib-olla kõigile ei taha seda vastust paista lasta, siis endale kindlasti pange kirja. Me tuleme selle juurde hetke pärast tagasi. Ja. Ja. Nii. Nüüd struktureeritud intervjuu. Selle osas on ka mõned juhised, mis aitavad sellest võib-olla traditsioonilisest intervjuust natukene rohkem välja võtta. Ja struktureeritud sõna iseendast viitab sellele, et on nii-öelda sarnased küsimused, vähemalt osaliselt sarnased küsimused erinevatele kandidaatidele. Ja sellepärast, et kandidaate ja nende vastuseid oleks võimalik omavahel võrrelda. Kui me iga ühega kandidaatidest peame lihtsalt meeldivat vestlust, siis me ei saa piltlikult öeldes Antsu ja Jüri nende vastuseid võrrelda, sest küsimused olid erinevalt. Aga samas ei ole see ka lihtsalt nii-öelda viisakas nimekiri küsimusi, vaid ta peaks ikkagi olema seotud nende oskustega, mis me teada tahame. Et oletame, et ongi näiteks seesama mingisugune, ma ei tea, otsustamise oskus või tihti näiteks muudatuste juhtimise oskus, kui me räägime juhtidest, eks. Et siis on oluline aru saada, et selles mingisuguses konkreetses olukorras, mida see inimene siis varem on teinud. Ja selle jaoks, et seda mõista, peaks siis küsima, et mis olukord see oli, mida oli vaja saavutada, mida kandidaat päriselt tegi ja mis ta siis lõpuks saavutas. Ja
väga tihti näiteks juhid kipuvad rääkima meie nimel, meie meeskond, minu tiim, midagi sellist, eks, et siis saab neile meelde tuletada, et oluline on aru saada, et mida konkreetselt sina tegid, mitte just ilmtingimata meie või et kui sa olid selles tiimis, et mis su roll seal tiimis oli ja siis nende kirjelduste põhjal peaks hiljem ka tegelikult taustauuringus küsima samas olukorras viibinud mõne teise inimese käest, kuidas tema seda olukorda nägi. Ja siis saab panna on 2 meetodit, üks meetod on struktureeritud intervjuu, teine meetod on taustauuring, panna kahed otsad kokku ja öelda, et ahaa, väga tõenäoliselt sellises olukorras see kandidaat käitub niimoodi, sest ta on varem nii teinud. Ja seda meetodit nimetatakse siis staarmeetodiks, aga see ei pruugi anda absoluutset tõde, sellepärast et inimene võib valida ka endale soodsaid näiteid. Et jällegi näiteks tippjuhtide valikul, et tavaliselt siis see sisaldas 2 intervjuud ja mõlema intervjuu puhul paluti tuua näiteid mingisugustest olukordadest ja kui siis selgub, et kandidaadil polegi rohkemat kui ainult see üks olukord, mida ta siis kirjeldab läbi erinevate intervjuude, siis see omakorda viitab ikkagi suhteliselt vähesele kogemusele näiteks siis muudatuste juhtimises. Ja kõige olulisem võib-olla nendest 4 tähest, sellest starist on A ehk action täht, sellepärast, et paljud kandidaadid ikkagi kipuvad kirjeldama seda olukorda ennast ja tulemust, aga hägustavad ära selle, mida nad konkreetselt ise tegid, aga just see A täht on seotud oskuste ja selle inimese kogemusega. Aga siis näiteks intervjuu raames saabki tulla tagasi ja öelda, et vabandust, väga huvitav, kuid mida konkreetselt siis teie selles olukorras tegite. Nii, aga nüüd tagasi selle kirjutamisülesande juurde. Ja siin on teil nüüd võimalus hinnata enda eelnevat vastust siis minu pakutud sellise lihtsa skaala abil. Ja kõige all te näete tegelikult ka ideaalset vastust. Ja ma ei palu teil seda chati kirjutada, sellepärast, et ta on vist ikka natuke liiga ilmne, et siin võib öelda, et 3, 3 ja 3. Ja hindamis, ütleme, skaala loomisel enamasti siis kõigepealt kirjutataksegi lahti, et mis on see ideaalne vastus ja siis sinna juurde, et okei, et kas siis see, millest räägitakse, vastab sellele parimal võimalikul viisil, vastab kah või ei vasta üldse, eks. Et see on üks kõige lihtsamaid skaala või hindamis põhja loomise viise. Ja et te saate aru, et siin, eks ole, oluline komponent on vabandamine, mõistmine, et kliendil on kiire ja et tegutseda tuleb kohe ja tuleb ka öelda, millal midagi juhtub. Et siin on vabandus, kohene tegutsemine ja siis ajaraami lubamine. Et see siis oli ideaalne vastus siis sellele konkreetsele kliendi kirjale. Ja näiteks samamoodi, eks, et üks küsimusi, mida mina olen intervjuudel päris palju küsinud, on see, et kui sa annad kellelegi lubaduse, aga ei suuda seda täita, mis sa siis teed? Ja te võite nüüd hetkeks mõelda, et mis on ideaalne vastus, mida sealt vastusest otsida. Et see, mida me siis otsin, on tegelikult vabandamine. Et see vastus, et ma mitte kunagi mitte kellelegi ühtegi lubadust ei anna, võib-olla ei ole väga usutav. Tõenäoliselt ikka annan, ikka tuleb elu vahele ja midagi juhtub, eks. Et seal on valik, et mõni kandidaat võib hakata seletama seda, et miks ta ei saanud lubadust täita, aga mõni ütleb kohe kiirelt ja spontaanselt, ma vabandan. Ja see on see võib-olla ideaalse vastusega seotud lahendus. Nii, ma huvi poolest vaatan, et mis hindeid siis endale siin niimoodi panite,
ma vaatan korra neid vastuseid ka, eks ole, et ja siin on päris palju seda nii-öelda, et vabandan tekkinud ebamugavuse pärast ja vabandan viivituse pärast ja et no ideaalis võiks alustada vabandamisega või noh, või et kurb lugeda või kahju lugeda või jah, et mingisugune tõdemus, et tõesti midagi on läinud vussi. Nii ja no ja kui oskusepõhiselt läheneda, mida siis tööandja sellest võiks võita, et noh, esimene on kindlasti mõõtmise kvaliteet, et kui hindad seda, mida inimene teeb, mitte ainult seda, mida ta enda kohta ütleb, et siis muutub kindlasti nii-öelda signaal otsesemaks, et sa saad paremini aru, et mida see inimene potentsiaalselt siis tööl tegema hakkab. Teine on laiem kandidaatide baas, et väga paljud tugevad kandidaadid võivad jääda traditsioonilistes protsessides ukse taha, sest suutlikkus on olemas, aga näiteks kõrgharidus või midagi on jäänud lõpetamata. Eriti tehnilistel erialadel inimesed võib-olla on omandanud märkimisväärsed oskused läbi oma hobitegevuse ja üldse mitte koolipingis. Ja lõpuks ka selline kolmas ja võib-olla vähem ilmne aspekt on see, et protsess tundub olevat õiglasem, et kui kasutada skaalasid ja läbipaistvaid ülesandeid, on tegelikult ka kandidaadil lihtsam mõista, miks ta valiti või ei valitud. Ja võib-olla neid häid argumente on veel, aga jah, siis LinkedIn ütleb, et nagu tööandja vaatas tegelikult just see kandidaatide baasi laiendamine, et kui on mingisugune konkurss, kuhu tuleb väga vähe kandidaate näiteks, siis tasuks vaadata üle, et kas asi võib olla selles, et kusagil, kus nii-öelda õppekavasid antud teemal on vähe, siis võib-olla kuskilt hobiringidest või klubidest leiab üles need inimesed, kellel on oskused, kui kellel haridust ei ole ja vaadata oma nõuded üle. Ja nagu ma ütlesin, et kõik ei pruugi olla kuld, mis hiilgab, et oskuspõhisel värbamisel võivad olla ka omad hädad. Just need pehmete oskuste mõõtmine võib osutuda keerukaks, et struktureeritud intervjuu üldiselt niimoodi korralikult ühe case'iga sügavuti minemine on üsna ajamahukas. Lisaks tuleb teha taustauuring, küsida, kas päriselt ka need sündmused aset leidsid. Siis võib hea ülesande loomine võtta aega, et mina näitasin siin väga lihtsaid asju, eks ole. Aga ütleme sellised keerukamad tööproovid, võib-olla ka siis tõesti millegi valmistamine juba või kas või ma ei tea, mina olen näiteks kirjeldanud ka selliseid juhtidele juhtumeid või case'e, mida lahendada, et hea case'i tegemine võtab ikkagi, ma ei tea, võib ju kasutada ka tehisaru abi, aga päris nullist temagi seda valmis ei tee. Et mõni tund läheb tegelikult ära, nii et on tõesti kvaliteetne, et mitte öelda terve päev. Ja kui see tööproov jällegi ei ole väga hästi tööga seotud, et seda tegelikult tekitab ainult valet kindlustunnet, et mitte ei taga paremat otsust. Kandidaadile võib tunduda selline, minagi olen näinud neid stressis ja natukene tigedaks muutuvaid inimesi, kes küsivad, et mis asja sa jaurad kogu aeg, mida mina tegin ja mida mina tegin, eks ole, ma ei mäleta. Ja siis ta on pärast kuri selle organisatsiooni peale ka. Ja üldiselt ikkagi see, et me kasutame näiteks intervjuu hindamisel ka mingisuguseid skaalasid, et see tegelikult nõuab ka sellist värbavate juhtide ühist keelt, et see ei ole mitte lihtsalt sihuke tüütu punktide jagamine, vaid tõepoolest aitab sisuliselt kandidaate siis üksteisest eristada. Ja ilmselt ei ole vaja öelda, et see rahvusvaheline pilt ikkagi liigub selles suunas, et üha rohkem on oskuste põhisust, üha raskem on aru saada igasugustest ka võõramaistest tunnistustest, mõista ka seda, et kuidas see on, et kui kiiresti tegelikult ikkagi üldse selline
ülikooliharidus näiteks vananeb mõnel erialal kiiremini, mõnel aeglasemalt, et selle segaduse keskel üldiselt on ikkagi mõistlik vaadata, mida inimesed päriselt oskavad. Ja teadustööd suhteliselt värsked ütlevad siis seda, et nende diplominõuete ümbermõtestamine on alanud, aga tegelik praktika muutub ikkagi aeglasemalt kui avalikud lubadused ja seda me näeme ka kas või töökuulutusi vaadates. Ja kui on soov alustada kas või homme, siis mina soovitan alustada väikselt, mitte nagu liiga suurelt. Hea oli näha, et paljud teist on seda juba proovinud või teie asutuses või ettevõttes on seda proovitud. Aga võtta lihtsalt üks roll, kas või järgmine värbamine, kirjutada välja sealt need 5 oskust, eks. Tihti piisab, ametijuhend on olemas, saab selle põhjal valida need 5 oskust koos värbava juhiga. Mõelda läbi, mis siis niisugune lühike ülesanne on, mis siis seda päristööd kõige paremini või parimal võimalikul viisil peegeldab, teha sinna taha hindamisskaala, võib-olla ka 2-3 skaalat ühe ülesande kohta ja leppida siis hindajaga kokku või näiteks värbava juhiga, et mis siis on see ideaalne vastus või milliseid märke järgides siis ühe või teise punktisumma saab. Ja mis ma siis kokkuvõtteks tahaks teile kaasa panna, et CV iseendast ei kao kusagile, aga ta nihkub natuke rohkem taustale. Kõige puhtam oskuste hindamise viis on paluda seda oskust näidata ja kolmandaks ei ole võib-olla mõtet teha suurt oskuspõhist revolutsiooni, eks, vaid pigem teha üks hea väike praktiline samm. Ja nüüd ongi siis aeg teie küsimusteks ja loomulikult kõik näited ja vastuväited on ka teretulnud, et mõned osaleja nimed tunduvad tuttavad, et kahtlustan, et kogemusi võib olla siin ruumis päris palju. Et olge head, teie kord. Ja kõigepealt ma tänan sind väga huvitava ettekande eest, et tõesti olin naelutatud ja kirjutasin endale ka 1, 2, 3, 4, 5 küsimust üles, aga alustaks kõigepealt osalejate küsimustest. Igaks juhuks ütlen veel kord üle, et kui keegi tahab siis küsida, siis tõstke käsi, et siis teab mikrofoni maha võtta, aga nii kaua, kuni te julgust kogute. Chatis on tulnud 3 küsimust, mille ma küsiks siis ära. Esimene küsimus oli üsna seal ettekande alguspooles, et kui palju Eestis praegu päriselt oskuspõhist värbamist rakendatakse. Mulje on, et ikkagi töökogemuse pikkus ja formaalne haridus on jätkuvalt väga olulised. Jah, ise olen ka märganud näiteks eriti IT-valdkonna töökuulutustel on alati kas vastav töökogemus või kõrgharidus on ju. Ja me ei erine sellest globaalsest praktikast kuidagi. Et pigem vähem kui rohkem. Ja mina ütleks, et early adopteritel või nendel, kes varem alustavad, on parem võimalus oma talendibaasi laiendada. Ja just need IT ja tehnilised erialad, et tõsiselt võiks mõelda selle peale, et mida me selle formaalhariduse tagant tegelikult otsime. Aga seda praegu tehakse veel suhteliselt vähe. Ja. Siis teine küsimus, mis on tulnud siis siin meie oma oskuste tiimist, et me kirjeldame ameteid. Et kas saab öelda, et igal ametil tõusevad esile need 4-6 kriitilist või võtmeoskust, mis võiksid olla oskuste kompassis ametikirjelduse juures olemas? Või on üldiselt ikkagi nii, et üks amet eri asutustes võib tähendada nii palju eri asju, et oskuste kompassis ei ole võimalik neid võtmeoskusi niimoodi teistest oskustest esile tuua? Ja tegelikult on siin üks mingis mõttes dilemma või on enne seda veel, et me kirjeldame ametite oskusi, aga ametid ise on sellised, et ka näiteks personalijuht seda võib ka sõnastada, ma ei tea,
väga mitmel erineval viisil. Töö sisu võib olla täpselt sama, aga tegelikult ka hoopis erinev, eks. Aga ma arvan, et see on ikkagi parim võimalik algus, et hakata nii-öelda ametitest liikvele, vaadata, mis oskusi on vaja, eks ole. Ja siis, kui oskused on nii-öelda kaardistatud, siis saab juba nii-öelda mõelda selle peale, et millised oskused on vajalikud mingi töö tegemiseks, mitte ameti täitmiseks, eks. Aga ametitest alustamine on hea. Ja jah, igas ametis on mingid oskused, mis on must have ja mis on nice to have. Mina isiklikult selles ei kahtle. Ja see võibki organisatsiooniti nagu erineda, eks? Võib, aga proovime mõne ametiga. Proovime selle sama ametiga nagu personalijuht. Mis on must have? Ma ei tea. ei ole sellest pilgust nagu mõelnud. No väga hea, ongi see sama väga hea nagu inimeste tundmine on ju psühholoogia pool, et ära tunda. Ja organisatsioonist kui tervikust arusaamine, ütleks mina. Ja see ei sõltu ükskõik kus. Ja suhtlemisoskus ilmselt on ka oluline, et kui suurem osa päevast on ikkagi tahaks olla oma ette ja pimedas toas, siis on ilmselt ka keeruline seal tööd teha. Nii, nüüd on Mirelil on küsimus, palun. Ja see oligi seesama, mina küsisingi selle sama küsimus, aga minu küsimuse tuum oli tegelikult selles, et kas on võimalik eristada need 4-6 võtmeoskust või kriitilist oskust või kuidas iganes neid eristada, sest see, mida me praegu oskuste kompassis teeme, ongi ju me märgime seal niikuinii ära juba praegu algusest peale ära need nagu vajalikud oskused ehk siis need must have on ju ja siis need lisaoskused ehk nice to have oskused. Et küsimus oli eelkõige selle kohta, et kas saab öelda need 4-6 oskust siis need kõige olulisemad ametite puhul. Et kas see on üldse vajalik tegelikult oskuste kompassis sellist asja nagu märgendada või pigem mitte, et see on natuke liiga võimatu missioon? Ma arvan, et me täna räägime värbamisest, eks. Ja et kui iga oskust hinnatakse 2 meetodiga ja kui need oskusi on liiga palju, siis see värbamine kestab, see valimine ja hindamine kestab väga kaua. Et ma isegi julgeks öelda, et 6 on nagu täitsa lagi. Et pigem ikkagi rihtida sinna 4 peale, võib-olla 5, okei, 6 ka, aga mitte rohkem, lihtsalt ei jõua. Jah, et selline nagu elu pragmaatiline kaalutlus piirab seda ka. Ehk kas ma siis lugesin siit välja selle, et ikkagi oleks hea märkida need 4-6? Sellest oleks abi tegelikult. Aitäh. Jah. Mulle tundub ka, et see on nagu pigem üldistuse küsimus ka, et teha nagu niisugused noppida välja. Aga 3. küsimus, mis on ka chati tulnud, et kui intervjuu on üldiselt struktureeritud, aga olenevalt kandidaadi vastustest siiski esitan täpsustavaid küsimusi, kas see siis on veel ametlikult struktureeritud intervjuu? On küll. Näiteks ma ise olen töötanud niimoodi, et mul on mingisugune set küsimusi, millele ma tahan saada vastust kõigi kandidaatide käest. Aga asi on ka selles, et kandidaadid räägivad erinevalt. Mul on iga küsimuse kohta hindamisskaala. Aga ta räägib niimoodi, et ma ei saa kuidagi nagu, see jutt ei lähe kuidagi, ma ei saa aru, kuidas ma peaksin teda hindama ja siis ma hakkan küsima täpsustavaid küsimusi. Enamasti need ongi seotud sellega, et mis ta siis ikkagi ise tegi, mis olukord see ikkagi oli, millal see oli, kes need teised inimesed seal veel oli, eks ole, mis see tulemus oli. Et see kuidagi nagu, et jah, inimesed räägivad erinevalt ja see juba ainuüksi tingib lisaküsimuste esitamise vajaduse. Aga vähemalt mingi set küsimusi on kõigile kandidaatidele samad. Ja ikka on nii, et sissejuhatuses on natukene mingit small talki hoopis, et ei tea, kuidas ilm oli ja kuidas siia jõudsid ja mis meeleoluga hommikul ärkasid. Ja lõpus on jälle siis ka nagu mingi selline nii-öelda sisse ja välja juhatus sellest intervjuust. Nii, mis veel? Tundub, et vaatan korraks veel chati. On tulnud küll juurde. Päris pikk kommentaar. Et ülesande puhul on oluline kandidaadi jaoks täpsustada tausta informatsiooni,
kuhu kliendikiri tuli ja mis info kliendi kohta teada on. See on see kiri. Jah. See on üks viimaseid kõige pikemaid kommentaare. Ma vaatasin selle juba läbi. Ega tegelikult see eelistatud või ideaalne vastus väga palju sõltubki hoopis selle organisatsiooni kultuurist, kuhu inimene on kandideerimas. Võib-olla täitsa vabalt ka selliseid organisatsioone, kes ütlevad, et mis vabandamine. Vabandamine, see on ju oma vea tunnistamine, mitte mingil juhul. Aga siis see on osa selle organisatsiooni kultuurist, eks. Et täitsa võibki niimoodi olla, et vastus, mis on ühes kohas hea, on teises kohas sobimatu, eks. Aga see hindamine ja selle sisust ühtemoodi arusaamine erinevate värbajate vahel on raskem, kui seda kokkulepet parima võimaliku lahenduse osas ei ole sõlmitud. Et selle jaoks on ta nagu vajalik, et mis vastust me siis ikkagi ootame, et mis on meie jaoks hea vastus. Aga siin see kommentaar tõesti nagu ütleb seda, et värbaja või midagi lugeda valeks. Jah. Need ideaalid on igas organisatsioonis omad. Nii on. Muidugi, näiteks, et ütleme nii, et siin oli ju neid vastuseid, et mina näiteks eeldasin, et ma ei jäta raportit saatmata, et ma olen enne kliendiga ikkagi suhelnud, et see raport õigel ajal ei jõua, et ma ei tulekski selle peale, et ma ootaks kirja, et miks ei tulnud. Ja ma olin nii hädas selle ülesandega muuseas, et ma oleks ju öelnud kliendile, et raportit ei tule. Miks ma peaksin. Aga see on nagu teine teema, aga ma vaatan, et chati praegu rohkem küsimusi ei ole tulnud, aga kas mõni käsi veel tahaks tulla, kes tahaks publikust küsida, siis võib küsida. Tundub, et ei ole praegu tulnud küsimusi. No, käsi on. Tuli üks käsi. Nii. Alice tahab ka küsida. Nii vaatame, kas saab mikrofoni sulle ka tööle kohe. Sa pead ise maha võtma mikrofoni. See õnnestub. Jah, vabandust, ei õnnestunud kohe. Et ma tahtsingi seda küsida, et sul on ju see sama kogemus, et nii-öelda õigusaktidega on ette antud, et on mingi haridustase. Meil on õppejõudude värbamine, kõrgharidusstandard näeb ette, et kuidas siis leida see kompromisslahendus sellistel puhkudel? Räägi natuke võib-olla veel, et mis sa silmas pead, et lisaks sellele kõrgharidusnõudele siis kuidagi seda veel laiendada või mis sa mõtled? Meil on näiteks lektorite tasemest edasi peab olema magistrikraad, professoritel peab olema doktorikraad, et kuidas siis, me ei saa kuidagi loobuda sellest nõudest, et kas siis on soovitus, et kombineerida neid oskuste põhise värbamisega või mis see soovitus on, et ikkagi jätta, sel juhul ma ju jätan ikkagi selle värbamisel, selle nõude alles. Ja, neid ameteid on veel, kus mingi baasharidus peab kindlasti olema ilma milleta ei saa. Aga ma kombineeriks ja näiteks ülikooli õppejõu puhul on mingid oskused, ma ütleks avalik esinemine näiteks on üks neid oskusi, õppematerjalide koostamise oskus. Kui on professoriga tegemist, siis ilmselt on vaja teha ka teadustööd. Sellele pööratakse ka muidugi niigi palju tähelepanu, et oma teaduspublikatsioonid tuleb loetleda. Aga ma näiteks avalikku esinemist laseks küll demonstreerida ja hindaks seda ikkagi. See on meil lausa nõuetes sees, et tegelikult see on kohustuslik osa, et nad peavad tegema miniloengu või minitunni, ehk see on siis niinimetatud see tööproov. Jah, aga kui selle magistrikraadi sees näiteks on midagi veel lisaks sellele formaalsusele, mida tegelikult tahaks, et jällegi võib-olla sellises eraettevõtte vaates, et tihti ju kraad ei ole otseselt nõutud, seda ei pea olema. Aga mis ta siis päriselt tähendab? Miks me seda küsime? Mis me arvame, et sellel magistrikraadiga inimesel nii-öelda on, mis ta teeb, mis ta oskab, ja siis läbi selle otsida. Või tuua see siis nii-öelda eraldi välja, et üha rohkem on seda, et tuuakse eraldi välja ja ilmselt ühel hetkel võibki siis küsida, et aga mis me selle magistrikraadiga siis, et kas me peame teda ekstra küsima või me
võime kirja panna näiteks seda, et sellel ametikohal õnnestumine eeldab kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete uurimismeetodite varasemat praktilist kasutamist, mis siis tegelikult on magistritöö nii-öelda kirjutamine ja kaitsmine. Ja kusjuures ega tegelikult magistrikraadi võib tänapäeval saada ju ka hoopis magistrieksamiga. Et ma kahtlustan, et väga paljud, kes küsivad magistrikraadi, peavad silmas seda lõputööd, mitte kraadi. Ja selle töö kaitsmisega seotud oskusi, et see on üks täitsa nagu sisuline mõttekoht, ma arvan. On küll, jah. Jah. Aga meie aeg on niimoodi ootamatult otsa saanud, nii et minu küsimused peavad jääma veel järgmiseks korraks, aga kuna aeg on otsas, et siis kõigepealt suur tänu Mariale ja siis proovin tõesti kokku võtta paari minutiga. Nii, tänase kohtumise ka, nii et saadame teile kõigile siis meili peale ka salvestuse, aga et kui teid huvitavad, meil on siin olnud päris palju põnevaid teemasid Oskuste Akadeemias, et siis tasub meie kanalit YouTube'is jälgida. Ja täna oli päris palju juttu portfooliost ja oskuste tõendamisest ja nüüd meil on tulemas välja siis Oskuste Kompassil ka selline sisselogitav teenusekeskkond ja sinna kohe esimeses arenduses, nüüd kui ta meil laivi tuleb selle poolaasta lõpus, kohe portfoolio ei tule, aga juba on analüüsis ka portfoolio ja selle oskuspõhine portfoolio ja selle tõendamine ja mis on hästi vahva, ka meie mõtlesime selle STAR-meetodi peale, et milliseid juhiseid siis anda oma oskuste tõendamiseks, nii et väga vahva, et siin lähevad mõtted ühes suunas liiguvad. Nii et jälgige siis kõige lihtsamini saate selle info kätte, kui olete Kutsekoja uudiskirja tellija. Ja siis, keda üleüldiselt oskuste teema huvitab, siis meil on päris palju uuringuid ilmunud ja jooksvalt muudkui tuleb juurde ja lisaks on siis tõesti seal mitte ainult pikad uuringumaterjalid, vaid ka siuksed infotunnid ja lühivideod ja teemalehed, nii et minge uurige juurde, kui teema pakub huvi, eriti kui on mingi valdkonna vastu. Tulemas on samuti kompetentside hindamise infotund, et materjal on juba, digitaalne juhendmaterjal on juba väljas ja see on selline samm-sammuline, mis aitab siis lahti mõtestada, kuidas neid kompetentse hinnata kutse andmise protsessis. Ja siis eelkõige on siin see juhendmaterjal mõeldud kutse andmisega seotud erinevatele osapooltele, nii et nii kutse taotlejale kui kutse andjale kasulik ülevaade, nii et ootame kõiki infotunde. Läheb hästi ka tänase teemaga minu arvates kokku, kui ma sinna sisse piilusin, siis portfoolio teema oli seal sees ja et tundub, et hea jätkuinfo huvilistele. Aga siis suur tänu kõigile, et saite aega tulla ja selle hoolimata ilusast ilmast selle õhtupooliku meiega siin veetsite. Aitäh ja head õhtut!